Tere, olen siis järjekordses kolmapäevas otsapidi laivis ja kui oled siin, siis kindlasti saad küsida otse. aga mina Oskar Konsult kinnisvarast ja täna tuleb juttu siis ma mõtlesin niimoodi, et 7 nõuannet, kuidas saada endale parim müügihind. Et maaklerina oleme turu peal näinud kogu aeg igasugust huvitavat case'e, kuidas hinnaläbirääkimisi peetakse ja tegelikult unustatakse ära võib-olla lihtsad asjad. aga enne seda meil on müügis loopargi arendus, see on Loo alevikus, loopargi 2, minge vaadake, pakkumised on kõik väljas, korterid järjest valmivad ja saab tulla ka koha peale, tunnetada 3-meetriseid lagesid ja katusekorteris on see tegelikult hästi äge, sellepärast et katusekalded jätavad ruumi rohkem ja avarust on õhku rohkem, siis need korterid, mis meil seal on tegelikult 1-2-toalised, 1-3-ne, siis tunduvad tegelikult kõik avaramad kui 2,7 aega. aga loopargi.ee on see aadress, minge vaadake ja saate aja minuga kokku leppida. Eelmine kord oli mul mingisugune huvitav asi, et inimesed küll kirjutasid kommentaare, aga see ei ilmunud mulle, aga nüüd nagu ilmub, ma ei tea, ju siis igatahes, kui te tahate kommentaare kirjutada, siis kirjutage õigesse kohta võib-olla, et kirjutage siia vasakul paremal pool olev kaamera juures olev link ja saate siia panna kohe kogukonna standardid ja kommentaarid ja kõik muud asjad, et siis oleks olemas. aga hakkame vaikselt kuskilt otsast minema, sellepärast et täna ma teen natuke lühemalt, olen jälle üksi. kolleeg Marti, kellega tavaliselt oleme, on siis lennus ja puhkab natukene. ja mis seal ikka, et selles mõttes võlgu ma ei jää. et 7 nippi siis, kuidas pidada edukaid läbirääkimisi hinna suhtes niimoodi, et kui te olete müüja rollis, siis ma mõtlesin, ma panen selle teile kokku ja käin selle ise läbi, et natuke tulevad mõned mõtted praktilistele poole pealt ka. ja kindlasti on neid praktikaid veel rohkem, aga lihtsalt need on need, mis meelde tuli. et esimene asi tegelikult, mida Eestis nagu mina näen turu peal, on ikkagi see, et inimesed hinnaläbirääkimisest psühholoogilises mõttes, kuidas turg mis see põhjus seal taga on, miks üldse teil hinnapakkumisi tehakse, on tihtipeale nagu ajendatud ikkagist sellest, et kas inimene on ise investor või ta ostab koduks või tal on kiire või tal ei ole kiire, kas ta kalastab või nii edasi. ja need põhjused on palju erinevaid. ja oluline ongi võib-olla teada seda motiivi, aga okei, ma ei hakka ette kiirustama, et mul on endal on siin list olemas, et ma panen ja võtame esimesest nii-öelda punktist peale. alusta alati tugevast hinnapositsioonist, et mida see tegelikult tähendab, on siis see, et peaaegu kõik tahavad alati hinda kaubelda, aga esialgne müügihind, mida kinnisvarale määratakse, on tihtipeale vale ja mis ma näengi see, et kõige olulisem on see, et see hind peab olema õigesti hinnastatud. et ei tekiks seda olukorda, eriti kui on tegemist sellise konkreetselt elamu kinnisvaraga, et see hind peab sellepärast õigesti määratletud olema, et kui ta on liiga kõrge, siis asi jääb seisma ja turg, sa oledki nagu halvas positsioonis müüjana, et sa peadki siis tegelikult hinda langetama ja sa juba joos tead seda, sa oled ise loonud selle olukorra. et sa oled liiga kõrge hinna pannud ja kui sa tahad konkureerida, siis tegelikult sa pead hinna alla laskma, aga see on pointless. ehk siis tegelikult sa pead leidma selle turu ülemise piiri, et see hind, mis nii-öelda pakkumises on, et see oleks põhjendatud ja see ei saa olla ainult emotsioonidega põhjendatud, et siin on ilus, ma ei tea, vaade või see puu on hästi äge või ma siin kõik ise teinud. ja tegelikult on ka vastupidi, et kui hind on liiga madal, siis pole läbirääkimisteks ruumi. aga kui liiga kõrge ei tule huvilisi, et selle märksõna paningi, et see ongi see, mis ma tegelikult lahti kirjeldasin, et hästi oluline on hinnastamine, ehk siis asukoht, aga pärast seda hakkab kõik see muu asi loogika pihta, hind. et kui see õige hinnastamine tehtud, siis see on juba tegelikult pool võitu, et see on nagu mega olulise tähtsusega. ja seda on kõige raskem tegelikult, kui te olete müüja rollis, siis iseendale nagu seda ideed maha müüa, et tegelikult ma lähen hinnaga välja, mis on õigustatud kõrge turuhind, sellepärast et justkui portaale vaadates tihtipeale tundub, et siis ma olen ju kõige odavam, aga see näitabki tegelikult seda, et kui me vaatame otseomanikult pakkumisi, seal on seda viga nagu hästi palju näha, et tegelikult seal on hästi tihti see loogika viga sees, et ma lasen siis paar tonni alla
et kui tulevad ja tahavad pakkumise teha, siis ma teen. aga see on lihtsalt üks strateegia, keegi teine pole vist kaugemale mõelnud, et tegelikult saab teistmoodi ka. et see on sihuke klassikaline asi, mida tuleks kindlasti muuta. Teine asi on müü argumente, mitte emotsioone. ehk siis kui meie kinnisvara hinnastamist teeme, siis kõige olulisem ongi võib-olla see, et tihtipeale ostes siis ütleb näiteks, et mulle tundub see liiga kallis, et ma käisin, vaatasin siin 40 korterit või ma ei tea, 4, 2, 3. või siis tihtipeale tuuakse, et aga meil siin teil kõrval majas on nagu sama suur korter nagu 30 000 odavam, et miks ma selle eest peaks rohkem maksma. siis tegelikult meid ei huvita otseselt, mis on kõrval majas või kõrval paraadnas. et me oleme hinnastamise teinud alati võrdlusmeetodil, mis tähendab seda, et me arutame alati hindajatega hinnad läbi, siis tegelikult me vaatame olemasolevaid pakkumisi, pluss meil on sisetunnetus aastatega tekkinud ja see annabki tegelikult selle arusaama, et just see korter, just see ühik, selleks keskmist hinda pole olemas tegelikult, täpselt nii nagu pole keskmist inimest olemas. Pole keskmist hinda olemas, et see keskmine hind, ma olen siin neid meridiaane näinud ja vaadanud küll, siis see on väga-väga eksitav, et ärge selle järgi kindlasti oma hindasid määrake. ja mõnikord ta paneb liiga kõrge ja mõnikord tihtipeale paneb ka liiga madala. ja on ka mingid äpid siin, olen näinud, tegin mingi postituse ka sellest, ma ei mäleta praegu selle äpi nime enam, aga see pani ikka väga-väga pange, et seda ei saa nagu tõsiselt võtta. aga kogu see korteri ja maja seisukord on hästi oluline, kuidas meie hinda määrame, pluss tegelikult ma tõin ka energiatõhususe välja, aga tegelikult ma ütlen ausalt, et praktikas me näeme seda, et ega see energiatõhusus täna, kas ta on A, B või C või D või mis iganes seal, siis tegelikult inimeste jaoks hinnas täna rolli ei mängi, et sa ei saa lajatada sellest tulenevalt, et sul on A kõvasti hinda juurde. et tegemist, kui on uusarendusega, siis lihtsalt see üldine hinnatase ongi seal kõrgem, kuna tegemist on uusarendusega, aga see energiatõhusus tegelikult projekti järgne ka veel või projektipõhine, siis see ei ole nagu tegelikult hinna osas mitte mingisugune läbirääkimiskoht, et mõnikord inimesed või müüjad arvavad siis seda, et mul on nagu A energiaklassi maja, et mu maja peakski kallim olema nagu B, et tegelikult võib vastupidi ka olla, et see B võib, ühesõnaga see ei ole nagu hinna kohalt suures plaanis määrav. Kõrvalkulud, see on nüüd küll, kui me räägime korteritest ja majadest ka tegelikult, kõrvalkulud on üks väga selge faktor, mis mõjutab hinda. ja kui, mida me turul kogu aeg näeme ja kokku põrkame, on see, et kui kõrvalkulud, kommunaalkulud siis on liiga kõrged kodul, mida müüakse, siis see kindlasti mõjutab lõpphinda, et see valu lävepiir ei tohi nagu minna üle sellest, et ta ei tohi olla see kommunaalhind ei tohi olla turuhinnast nagu kolossaalselt kõrgem, siis ta hakkab vakantsile mõjuma. et nii raskem on üürida, kui raskem on müüa ja see mõjutab ka lõpuks lõpphinda, kui te müüte. et kõrvalkuludega tuleb arvestada, et isegi kui teie olete sellega nagu harjunud, et teil on, ma ei tea, 3-toalises korteris 500 eurosed kõrvalkulud, siis on ilmselgelt liiga palju. et tegelikult reaalsus on see, et võiks olla äkki 250 või sihuke 300 maksimum on ju vee elektriga. et mis on nagu tore, on tegelikult ajas on need kõrvalkulude suurused natuke muutunud, et vahepeal kui hüppeliselt siin energiahinnad tõusid, nii elekter kui ka gaas ja kõik muu, siis inimesed ehmatasid üldse ära ja nagu need hinnad olidki kolossaalselt kõrged, aga täna inimesed on tegelikult mingi uue normiga harjunud, et kõrvalkulud ongi natuke kõrgemad igal pool ja see ei ole enam probleem, aga kui nad on jälle hüppeliselt kõrgemad, nagu ma näite tõin, et 250-300 võib-olla koos vee elektriga suure kolmene on täna okei, aga kui sul on juba 500, siis siis on jama, et see kõik mõjub. et seda tuleb silmas pidada. ja tegelikult lõppkokkuvõttes, kui see õige hinnastamine on tehtud ja sa müüd neid argumente, mitte emotsioone, et emotsiooni pealt, et meil on siin ilus vaade, on sihuke hea emotsioon, aga tegelikult see ei ole ainuke põhjus, miks sa saad oma kinnisvara eest nagu kõrget hinda tihtipeale, vaid muud asjad peavad ka match ima. ja kolmandaks ma olengi siin näiteks välja toonud, et kui läbirääkimised juba pihta hakkavad, et tihti, mis ma näen ise või kuulen, on see, et kui keegi teeb teile pakkumise, siis ärge kiirustage selle vastuütlemisega, et see ei ole nagu hetk, kus te peate kohe kokkuleppele jõudma. Vaid see vastupakkumine võib toimuda vabalt ka näiteks paari tunni pärast.
või järgmise päeva nagu hommikul. Et tegelikult, mida ma näinud olen praktikas ka, et kui ostja tõesti pakkumise teeb, see näitab juba tegelikult, et ta on tõsiselt huvitatud. Vabandust, mul on natuke köha. Ja ta on tõsiselt huvitatud ja kui ta pakkumise teeb, siis tegelikult kui me hakkame kohe vastu pakkuma, siis läheb koha peal selliseks kauplemiseks, sellel ei ole pointi. Aga kui te teete argumenteeritud nagu kas siis vastupakkumise või jätate hinna samaks, siis tegelikult ostja saab väga hästi aru. Ja kui niikuinii see on õigesti hinnastatud juba, siis ostja saab sellest aru, et tegelikult te teete kalkuleeritud otsuseid ja teil on mingi hea know-how olemas, et te ei kiirusta oma asjadega ja te ei tee emotsiooni otsuseid. Ja tegelikult see võib selleni vabalt viia, et tegelikult te saategi selle maksimumhinna ka sellepärast, et ostjad lihtsalt kalastavad. Et tegelikult ei peagi nagu alla andma, et kui see oleks põhjendatud nagu argument, millest tulenevalt ta alla küsib. Aga kui tegelikult, kui meie selle korteri või kinnisvara hinnastame, siis me juba arvestame kõiki neid nagu miinuseid ja plusse ja nüansse, mis korteriga tegelikult kaasas käivad, seda me saame alati nagu ostjale öelda, vähemalt mina ütlen. Et jah, te teete pakkumise, saate aru, aga saate aru, et me olemegi selle hinna tegelikult määranud sellises nii-öelda positsioonis ja sellises olukorras, nagu see korter on. See, et ütlete, et te tahate veel 20 000 alla saada näiteks, et siin on vaja vannitoas remonti teha. Et siis see ei ole enam põhjendatud, sellepärast et me juba oleme sellega arvestanud. Et neid väikseid nüansse on nagu palju, aga jaa, kõige võib-olla olulisem, et ära kiirusta vastamisega. Ehk siis kui sul tehakse pakkumine, siis ära kiirusta nii-öelda siis selle vastupakkumisega. Et kas ta jääb samaks või siis oled nõus või siis lööd käed, natuke prae. Et no kui sama hinda pakutakse, miks mitte, siis lööd käed ja ütled, teeme bronni, aga just kui tehakse madalam pakkumine, mida teie olete küsimas. Siis ma olen siia kirja pannud endale tunne ostja motiivi, et see on tegelikult päris hea punkt mõttena, ma arvan. Et tunne oma ostjat, et meie maaklerina alati tunneme nii-öelda oma ostjat, et me veits teeme nagu järelpäringut ja päringut, kui klient tuleb meile koha peale. Et kes ta on, mis ta otsib, kas ta otsib koduks, kas ta on investor, kas ta on flippaja. Et see annab meile tegelikult selle selge aru saama, et kui flippajal näiteks on. See on ilmselgelt, et flippaja tahab iga 1000 alla kaubelda, et see on tema motiiv, et oma uuest projektist, kui ta selle korda teeb, võimalikult palju kasumit teenida. Ja kui ta on koduostja, siis ta tegelikult nii palju võib-olla iga 1000 tegelikult ei loe, et kui talle midagi meeldib, siis ta ostab selle endale ära. Seks, et ta tahab seal elada ja see ongi see väärtus tema jaoks, et ta saab selle asja kätte ja talle lihtsalt meeldib seal. Ja siis tulevad mingid suksed vähe väiksemad asjad näiteks, et kas inimesel on kiire, näiteks kui inimesel on väga kiire sissekolimisega, siis on hästi hea jälle klausel, et kui sa oled müüja rollis ja siis sa saad talle öelda, et okei, me ei tee hinnas alla, aga me saame tulla teile vastu näiteks, et me saame üleandmisel juba korteri kätte anda, et mõnikord on see ka argument, kus inimene ütleb okei, aga siis ma ei hakka kauplemiseks, et ma ei pea üürikorterit võtma, ma ei pea kuhugi vahekodusse kolima, see kõik maksab jälle 1000 eurosid. Et tegelikult see võit sealt tuleb. Mina isiklikult kasutan ühte trikki hästi palju, mis on näiteks kui küsimus on näiteks 4-5 000 euros, küsitakse mõnikord alla, siis ma küsin, et kas ostate pangalaenuga kohe vastu näiteks, et ma üldse ei teegi mingit pakkumist, ta ütleb jah, ostan küll, siis ma ütlen, et aga saate aru, et tegelikult on niimoodi, et kui te ostate selle pangalaenuga, siis ja teil on see 30 aasta peale näiteks kodu eluaseme laen, siis tegelikult sinu laenumakses kajastub see 5000 eurot umbes nagu 1 euro on 30 aasta peale. Et tegelikult sa ei saagi aru sellest, mis hinnaga sa selle lõpuks nagu ostsid. Et sinu jaoks kui maksegraafikus tegelikult ei muutu midagi, aga müüja tunnetab seda kohe selleks, et talle tuleb see raha nagu reaalselt konto peale, ta saab 5 tonni vähem. Ja see on tegelikult nagu väga suur nii-öelda miinus, et ma ei tea, sellest saab juba väikse vannitoa remondi teha, et see on nagu hästi oluline selgeks teha, et kes on su ostja, et tunne ostja motiivi, mõtle selle peale. Kui sa ise müüd, siis ongi lihtsalt see, et ma tean, et väga paljud kliendid lihtsalt talle helistatakse, ta võtab vastu, ütleb tere, et ja saab tulla küll vaatama kolmapäeval. Tegelikult ta ei küsi mitte midagi, ta ei küsi, kes su ostja on, kas ostja on pangas käinud, mitmed objekti ta vaatama tuleb, et ta ei tee endale tegelikult seda selgeks. Ja miks see tegelikult ongi oluline selgeks endale müüjana teha, on see, et sa tead seda motiivi, sa tead natukenegi seda ostja profiili või huvilise profiili, et sa saad sellest tulenevalt oma läbirääkimisi nagu paremini sättida. Et see on minu arust nagu mega oluline meeles pidada. Ja järgmiseks
on juba siis 5. punkt. Ära kauple müüja eest liiga vara. Et tegelikult ma olen selle sellepärast pannud, et mida ma turul näen, on see ja maaklerid ka teevad tihti seda viga, et pakutakse tegelikult siis, no tuleb mingi huviline on ju, vaatab su kinnisvara üle ja siis inimesed tahavad kuidagi diili lukku saada, müüjad. Ja ütlevad ise kuidagi juba nagu odavama pakkumise, kui tegelikult neil pakkumishinnas on, et tead, kui sa täna ostad on ju, siis noh, kui see on mingi kampaaniana välja reklaamitud, see on teine asi, aga inimesed löövad ise oma hinna alla. Et noh, küsitakse, et noh, palju alla saab ja siis inimene ütleb, et nagu ma ei tea, ma annan 5 tonni alla. Miks? Et äkki tegelikult ostja oleks valmis olnud nagu 1000 eurose allahindlusega, aga sina juba müüjana annad 5 tonni alla. Et alati tuleb vastu küsida, et noh, palju alla saab, siis selle peale tuleb küsida, aga palju pakud. Et see on ülioluline nagu jälle läbirääkimise sihuke psühholoogiline trikk, et sa paned selle palli ikkagist nagu huvilise kapsaaeda tagasi. Et ta saaks aru sellest, et sina juhid, noh, kogu selle läbirääkimiste, hinna läbirääkimiste mõte on see, et sina juhid seda nagu protsessi. Et sa annad küll hoovad, keegi saab pakkumise teha, siis ütled tänan pakkumise eest. Ma kaalun selle läbi, ma annan teile siin näiteks hiljemalt 1 päeva jooksul teada. Ja kui sa selle teada annad, siis minu soovitus on, et kunagi ei tasu nagu lihtsalt öelda ei või jaa. Vaid noh, ei ole nõus, vaid ka põhjendatult. Ja näiteks ma toon tihti ka välja seda, et mul on hea meel, et te tegite pakkumisega, täna oleme arutanud, et me hinnaalandust ei tee. Sellepärast, et me oleme veendunud, et me müüme selle korteri selle hinna või maja selle hinnaga ära. Ja miks? Sellepärast, et esiteks meil on see värske pakkumine, meil on mitmed huvilised käinud ja see kõik viitab sellele tegelikult, et see on väga nagu soovitud kinnisvara ja tegelikult kui te olete valmis ja ise ka seda mõistate, noh, paneme nagu kaasa mõtlema siis nii-öelda või, siis tihti on see, inimesed ütlevad, et